Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse. Vähid. Siin on lugemine teile detsembrikuu 3. nädalaks ehk 15–21 detsember. Olen teie siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mida need kaardid siis räägivad selle nädala kohta. No mis ma oskan öelda? Ma näen siin seda, et teil, armsad vähid, on mingi sisemine heitlus. Mulle tundub, et teil on mure ja hirm kuidagi kas raha pärast või oma jõulude pärast, kuna meil on siin suht aasta lõpp ja jõulud tulemas. Siis te nagu olete mures, ma vaatan, et te lausa näete siin hirmu unenägusid või olete puhta paanikas, et mis saab edasi ja ma ei saa täpselt aru, kas teile tundub, et teil pole raha. Teile tundub, et teid on üksi jäetud, et te olete nagu kuidagi unustatud või teile lihtsalt, no tegelikult ma ütlen teile seda, et teile tundub, see pole päriselt nii. Ma näen seda, et te võitlete oma sisemise minaga. Võitlete oma peas, oma mõtetes ja muretsete asjade pärast, kas raha pärast või siis oma lähedaste pärast. Võib-olla on keegi kaugel, keda te ootate koju ja kardate, et ta ei jõua, et ta ei tule jõuludeks koju. Ega mina ju teie kõikide olukorda ei tea, aga küllap see, kelle jaoks on see minu lugemine mõeldud, tema saab aru ja tema teab. Ma tahan teile öelda, armsad vähid, teil ei ole põhjust muretseda. Kui te vaatate nüüd siin alumist rida, siis ja seal ees on küll see võitlemise kaart aga see on see sisemine mina, kellega te võitlete. Aga kui te vaatate edasi, siis seal on müntide rüütel ja iga kord, kui minu kaardi lugemisest tuleb välja mõni rüütel, siis ma tean, et tema on see päästeingel, tema on see rüütel valgel hobusel, see siin küll mustal hobusel. Tema tuleb ja päästab olukorra. Ja ma ütlen teile, et selle nädala lõpus tulebki teie ellu, kas tuleb ukse ette keegi, sõidab teile külla, ta toob teile midagi. Ta toob teile kas raha või toob ta teile suurte kottidega toitu, toob ta teile kingitusi. Kas see on nüüd see oodatud külaline, keda te olete oodanud ja kelle pärast muretsete? Ma ei tea, kes see on, aga ma tean seda, et ta tuleb, ta teeb teie elu rõõmsaks. Ta toob rõõmu tagasi. Ja kõik see eelnev muretsemine ja võitlemine oma sisemise minaga, et see vajub täielikku unustusse. Ja nädala viimane kaart on karikate 10 ja karikate 10 kiire sõnum on selline, et ainus, mida te elus vajate, on armastus ja inimene ja mõni inimene, kellega seda jagada. Nii et mõelge siis, et see rüütel, kes tuleb teie juurde, ükskõik siis kas raha tooma või teile süüa tooma või teiega koos jõule veetma, tema toob endaga kaasa selle armastuse, selle kodutunde, selle soojuse ja just selle, mida te vajate, et te ei pea muretsema. Ma tean, kui raske on mitte muretseda, kui sa ei näe seal tunneli lõpus valgust. Kui sa oled üksinda oma pimedas urus ja mõtled omi kurbi mõtteid. Aga ma näen seda, et nädala lõpuks on teie kurvad mõtted unustatud, pisarad on pühitud ja teil tuleb väga-väga ilus nädalavahetus oma lähedaste keskel, inimestega koos, keda te armastate ja kes teid armastavad. Nii et ma soovingi teile, ärge muretsege, vaid lihtsalt elage need päevad üle, mis tunduvad teile sellised kurvad ja üksildased. Elage need päevad üle ja te teate ja näete seda minu kaardide pealt, et kõik see hea ja armastus ja kõik muu hea teie elus on teil alles ees ja varsti on ta kohal. Et ma soovin teile väga-väga ilusat nädalat. Kui teile see video meeldis, kui teile see lugemine meeldis, siis ärge olge kitsi, pange pöial ülesse, pange like ja võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.